5. juulil peeti maha Kanal 2 veebiseriaali Reaalsus avalik casting. Otsiti pea- ja kõrvalosatäitjaid sarifilmi Reaalsus, mis sügisel linastub reporter.ee veebis. Kas olete valmis? Jaa! Läksime! Reaalsus räägib loo eeskujulikust noormehest, kes endise klassivenna tõttu satub elu hammasrataste vahele. Nii nagu paljude noorte igapäevaelus ei puudu ka sarifilmist Reaalsus meelemürgid, kaklused ja seks. Näitleja Hakatisi hindas 4-liikmeline žürii, kellesse kuulusid raadiohääl Kalle Paas, Superstaari saatest tuntuks saanud Anis Arumets, Täitsa lõpp filmist Tuuletiibadesse saanud näitleja Tõnu Õllek ja Anne Noortekeskuse multimeediaspetsialist Elge Aas. Katsetel võib-olla isegi on esimene kord, aga jah, ma olen tegelikult siin samas Noorte TV-s olnud saatejuht ja uudistelugeja ja samuti kooli näiteringis olen osalenud. Et natukene sul siis ikka nagu selliseid kogemusi on, et hästi suurt hirmu ei ole praegu? Ei, hirmu ei ole absoluutselt. Hästi. Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. I'm doing it. I'm hoping you. Jah, mind on vist varem nähtud TV3 kanalil Kodukest linna. Seal ma näitlesin aasta aega ja castingutel olen käinud, see on 3. casting, kus ma nüüd käin. Proovisin ka 0 punkti ja need vastused alles tulevad. Ei tea veel täpselt. Isa, ma oleks ükskõik millega nõus, et sa oled kuude kaupa komandeeringus. Et sa oled teise perega, et ma käin siin kooli vaheaegade vaatamas, et tühja, kindlasti mingid poetagune parm või siis surnud. No olgu pealegi siis surnud. Autoavariis, haigusesse, sõjas. Jäid purjus peaga teekraavi magama ja külm võttis ära. Mul oleks sinust mingigi mälestus. Midagigi. Aga siin lihtsalt ei ole. Nagu oleks püha vaim 16 aastat tagasi emast üle kõllinud ta rasedaks teinud. Kuule, püha vaim, sellest on vähe! Paganama vähe. Reaalsuse katsetele pani end kirja veidi üle 200 inimese. Proovima tuli andunud näitlemishuvilisi, aga ka niisama koomikuid. Klubis käia mees oled? No ikka. Kujuta ette mingisugune lähed naisega klubisse ja mingisugune vend hakkab sul naissebima külje all ja nii edasi. Siis lähed jõle närvi, et sa improviseeri, mida sa veel vennale ütlesid. Oled närvis. Tõmbab naisest eemale, Päeva kõige stiilsema etteaste tegi aga Karel Kungla. Karel tegi midagi ootamatut ja veidrat. Tüüp esitas omaloomingulise lindikava. Et nimi on sellel asjal ja siis suvine Karel üllatus. Mul on hea välja, siis pagaati teinud, siis muidu võreks minust pidanud kiirelikult. Arvatavasti küll. Kui hästi siis noored hakkama said? Minu jaoks oli täna väga põnev päev, selles mõttes, et ma küll olen natuke seotud näitlemisega, aga väga vähe. Ma esindasin siin vaikselt noorsootöötaja rolli ja osad noored ma tahaks kohe haarata nagu noorsootöösse, et siis oleks noorsootöö palju tugevam. Aga kui nüüd castingust rääkida, siis tõesti jäid mõned pärlid väga hästi nagu meelde. Üks super oli Susanne, kes
kes lihtsalt ta teab, mis ta tahab ja ta oskas ennast väljendada suurepäraselt. Ja Simmo ja Liis, kes nii-öelda tulid paaris, lihtsalt suurepärane kooskõla. Ja kuigi nad ütlesid, et nad olid ainult paar korda seda läbi teinud, aga väga hea kooskõla. Üks asi, mida kindlasti ma nagu nägin kõikide nende etteaastate puhul oli see, et asi ei ole seotud tingimata vanusega, et oli 15-16 aastaseid, kes tõesti avaldasid mulle muljet, kes midagi liigutasid minus ja samas mõne inimese puhul tõesti ta oli üle 20 ja seal mängis juba elukogemus rolli ja andis talle sellist usutavust juurde. Ja kõikide castingul käijatele ja kõikidel proovitel ma tahaksin öelda, et üks kriteerium on see, et kas sind on huvitav vaadata, et kui sa valmistad midagi ette, siis mõtle alati, et kas sa ise tahaksid midagi sellist vaadata. Et loomulikult alati on tore ka nalja teha ja lihtsalt pulli, aga võiks natukene mõelda selle peale, et kui ma ikkagi tulen ambitsiooniga, tahan midagi tõsiselt teha, kas mind on huvitav vaadata ja kui ei ole huvitav, siis tuleb see huvitav nurk või külg või asi üles leida ja oma etteastet lihtsalt natukene ümber kujundada. Veebiseriaali võtteperiood algab 23. juulist ja kestab augusti alguseni. Kel on huvi, soovi või tahtmist kaasa lüüa võttemeeskonnas, kas grimmeerija, monteerija, operaatori või assistendina, siis saada oma CV koos pildiga aadressile info@filminoored.ee.